küsib minu käest, kes ma olen, siis ilmselt ma ei piirdu pelgalt ametinimetusega, vaid ma ütleksin midagi sellist. Minu nimi on Katariina. Ma olen osteopaat. Ja mul on ka palju teisi rolle siin elus. Ma olen naine, abikaasa ja ka ema. Kui me räägime tööst ja töö tegemisest, siis osteopaatia on minu elu kutsumus ja ma olen õnnelik inimene, et ma selle leidsin. Minu teekond osteopaatiani ei ole olnud sirgjooneline, vaid pigem see on olnud rida taipamisi, mis on viinud mind selleni. Oma huvi inimese vastu ma tundsin tegelikult juba üsna noores eas ja ma arvan, et kõige rohkem ongi mind mõjutanud see, et minuga on alati kaasas käinud huvi inimese vastu. Selle vastu, kuidas inimolend, inimese loomus, kuidas see toimib, töötab ja miks me ühest küljest oleme nii sarnased ja samas nii erinevad. Kui ma pean valdkonna võhikule seletama, mida tähendab osteopaatia, siis ma ilmselt alustan sellest, et osteopaatia on üks manuaalteraapia liikidest ja osteopaadid oma töös kasutavad inimese keha kuulamiseks enda käsi ja osteopaatia ei ole pelgalt elukutse või eriala, vaid ka olemise ja elamise viis. Minu jaoks osteopaatia on väga terviklik lähenemise viis inimese kehale. Meid eristab võib-olla kõige rohkem see, et me suudame vaadata keha kui ühtset, tervikut, intelligentset süsteemi ja ka see, et mitte ükski osteopaat tegelikult ei hakka seda süsteemi jõuga muutma, vaid pigem me kasutame oma töös selliseid võtteid, mis suunavad keha iseennast tervendama, luues tasakaalu ja seda balanssi, mida me kõik siin elus otsime selle jaoks, et võimalikult optimaalselt toimida. Tegelikult mulle meeldib osteopaatia juures see, et see eriala annab võimaluse pidevalt ise paremaks muutuda. Ise ennast rohkem tundma õppida, ise ennast rohkem avastada ja ise enda all ma ei mõtle ainult mind personaalselt, vaid inimolendit kui sellist. Sellepärast, et me oleme üks lõputu müsteerium, mis on väga-väga huvitav ja see köidab mind ja tekitab kirge. Minu spetsialiseerumine osteopaatias on kujunenud aastate jooksul. See ei olnud ka selline ühe päeva otsus, vaid pigem pikk teekond pikkusega, ma arvan, et 10 aastat isegi. Aga tänases päevas ma olen jõudnud sinna, kus ma teen tööd suuresti imikute ja väikelastega. Muidugi ka koolilastega ja ka puberteetidega. Aga suuresti ikkagistki on minu patsiendid väikesed lapsed ja nende emad. Sellepärast, et mulle tundub, et kõige tõhusam viis seada elu rööpasse
on just siis, kui see kõik alguse saab. Ja minu suureks unistuseks on see, et ühel päeval ka meie riigis, nii nagu näiteks Prantsusmaal või Šveitsis, on igas sünnitusmajas oma osteopaat, kes varajases sünnitusjärgses perioodis tegeleb koheselt nii ema kui ka lapsega. Ma arvan, et üks osa on kindlasti sellel, et lihtsalt osteopaatide hulk peab kasvama. Ja teine asi on, mida mina ise praktiseerin ja teen igapäevaselt, ma räägin inimestele lihtsalt lahti, mis nende kehaga toimub. Ja ma arvan, et selles lihtsuses peitub võlu, sellepärast, et kui inimene saab aru, mis tema kehaga toimub, siis ta on ka rohkem valmis koostööd tegema ja kui ta saab abi, siis ta kindlasti jagab seda ka oma tutvusringkonnas, oma lähedastele, oma sõpradele, keda võib-olla vaevavad sarnased probleemid. Ja niimoodi ma usun, et me koos suudame seda teadlikkust inimestes tõsta. Täna on kindlasti juba rohkem õppimisvõimalusi Eestis kui mõned aastad tagasi. Peale standardile vastava baashariduse pakub Osteopaatia Akadeemia täna ka lühema õppekavaga programme, mis on siis mõeldud samuti inimestele, kes tunnevad huvi osteopaatia vastu, aga võib-olla neid ehmatab see pikk teekond ja pühendumine, mida täispikk haridus vajab, siis ongi olemas loodud sellised lühemad programmid, kus me anname ülevaate osteopaatilistest tehnikatest ja osteopaatilisest mõtteviisist, kus me räägime osteopaatia filosoofiast, osteopaatia ajaloost ja kuidas seda oma ellu tuua ja läbi selle parandada enda elukvaliteeti ja võib-olla ka oma lähedaste elukvaliteeti. Peale selle, et ma praktiseerin kabinetis ja võtan vastu inimesi, põhiliselt siis väikeseid inimesi nende emadega, siis ma ka muidugi õpetan tulevasi osteopaate, kuidas nende väikeste inimestega tööd teha. Ja samuti spetsialiseerun ka kraniaalsel osteopaatial ehk siis kõik see, mis puudutab koljut, pead ja kõike seda, mis seal sees toimub.